You know all control points. Reede õhtu. Täna on võisteldud hommiku kella 5. Vahepeal magatud paar tundi ja briifitud ja söödud. Ja päev pole ikka veel läbi. Viimane ülesanne lõpeb kell 10. Ja homme hommikul alustame jälle mingi kella 4-5. Normaalne. Ja neljapäeva õhtust juba alates käib siukene tsirkus. Et selline on see võistlemine sellel spordialal. Sellepärast, et ilmad on ainult hommikul ja õhtul.
ei ole ju saladus, et üks Otepää mees on raudselt nende motovarjurite hulgas, kes hetkel siia Tehvandi staadionile läheneb. Ahaa, esimene varjur, kedale juba leevitatakse, võime me talle ka leevitada, vaatame, kas ta näebki üldse. Ai näeb, leevitab, täiesti lendab siit Tehvandi staadionilt üle, võtab nüüd natukene ka kõrgust madalama samal ajal, kui teised teevad väga ilusat ilulendu ning Extreme Spordi lipp on ka seal ilusti lehvimas, võtab väga veel kõrgust allapoole ning huvitab, millise triki peale. Vaatame, millise triki peale, aga ilusa saba. Selle saba pikkus on korralik. Ma usun, et selle lindi pikkus on oma 50 meetrit küll, millega enda järel siin mõnusalt praegu veerutab. Ei oleks ka mitte midagi. Nüüd jättis mootor sees. Täiesti peaaegu vaikus. Väga kergelt planeerib. Saladuskatte oli väidavad, et mootor võib ka täiesti seisma jätta. Turuvoolid peab võimalik planeerida. Või kumbki annab. Eks see on nagu järelkärva sõitmine, et üks asi peab vaatama, mis toimub ees ja teine asi peab vaatama, mis toimub siia järel. See lind on siia ilusti vaadanud maha. On lubatud muidugi apelleerida. Ees on näidanud tõelist meisterlikkust. Üks eelis on, et alusi kuuleme ainult meie. Nemad kuulevad siin üle mootori võinad. Meil kõigil on klapid peas, et keegi oleks raadisime. Ja teine kohustuslik element, mis on kiire. Ja üks oluline asi on veel, et kui minnakse sellise varjuga lendama, siis peavad
kindlasti olema kõva kallana saapa. Et see on siis eelkõige ohutuks maandumiseks hädavajalik. Kui me vaatame selle liini pikkust, siis ma ütlesin, et see on 50 meetrit. No reaalselt me näeme, et siin 50 oli juttu, et see on ikka oma 100 meetrit. Küll see ilmsest terve staadioni tipuse, see võtti 100 ja läks sinna laskepiiru poole ka. Tundub, et Karjurid proovivad koordineerida seal koosana oma tegevust, mida tõesti nälginud, kes seal üleval siis nad põhimõtteliselt selle teekuju proovivad ikka säilitada. Et sellest nad lahti ei lase. Tead siis veel väikese ringi siin Pühandi staadioni koha ka. Ja ma usun, et nii nagu selle ringis on siin eest ära. Staadioni kohal tagasi, nüüd näete, et ta hakkab võtma juba nägusid ka nüüd proovib, kas proovib maanduda ja proovib siia tulla siia rahulikult veerenni, näitab teile veerenni. Üritab veel ja üritab teise jalaga ja veel ära. Kas saab või saa, on nüüd küsimus, et ei otsalt ülevalt oli ilmselt väga uhke ja hea vaade. Kohe vaatame, mis suuna võtab. Ma võtab, et tahan pallile varvi. Nii, palli sai, kas kordiga saab? Aga mida ta proovib teha siin staadioni peal? No, kas jääb siia seisma päris? Kas kukub alla? Ei, kõik on kontrolli all. Hästi ja nüüd läheb sulgab. Proovib seda rinni, ei proovi, tahtis keelitada, ei õnnestunud. Et selles suhtes on tõeline kas õnnestub temal keegel ära mängida?
palli kättegi. Surmaspiraali hakkame lennusuures näidatas lennukid teevad sellised tiirutamise aga hetkel näitas ka Warrior, et on võimalik teha ka pead pööritavaid trikke, mis pisut võtavad kõrvalt õõnsaks. Kaver peab jälgima, et ta ennast linti kinni ei sõida. No õnneks ta seda jälgib. Ja vaatame, mida püüab ta teha meil siin staadioni peal, kas proovib palli saada pihta ja sai. Juba jõudnud siia muru kohale, rohelisele alale, nagu nad ise ütlevad, tuleb siia rohelisele alale olla, vaatas võtta palli, aga ei õnnestunud. Katsuvad istutada siia alla ja nüüd mees proovib ilmselt minna selle veerimi peale, kõrgus on juba päris hea. Ja kas saab algusest peale, peaaegu ja lähebki sinna laua tool, aga viskas pisut tiimutusse. Esimene Warrior, kes meile andis peale oma kiire aplausi, tuli siia staadioni peale maha. Siin teie eest lendab läbi ja suurepärane sooritus. Ja kas proovib ka meil siin omaval väikest trikki sooritada nende üksinda siin staadioni koha peal, et enne päevasel koosolekul öeldi, et staadioni koha peal niisama ümber nagu ei tohiks
keerata, aga nüüd ta proovib näidata, kui madalalt on võimalik keerutada selle varjuga. Ja tuum ja liin läheb nagu järjest paremaks praegu. Selge, ja kas proovib nüüd keerib mängida? Ei! Keerib praegu õnnestunud. Praegu on Iraani liin. Täiesti õudselt ja rahuliselt nad saavad oma riikide tema varju ei jäta jonni. Tema ei jäta jonni. Tema proovib ikkagi näidata veel siin erinevaid elemente staadioni peal. No, ja näete kui madalalt on võimalik selle varjuga elemente siin roheala peal, võtab kõrgust veel vähemaks ja proovib saada pihta, aga ei. Mis on veel valesti, et ta ei saanud sellele keelile pihta? See ilma peaks saama täiesti stabiilne. See ei ole üldse midagi müstilist, et bensiini võtab siis 2-3 liitrit tunnis. Kas bensiin on mingi spetsiaal aviobensiin või võiks panna ka 76 sisse? Nii et 98 bensiin täiesti läheb sees. Oma sõitele on järgmine element, mida proovitakse siis nüüd teha, aga läks ümber. Aga mitte päris piina ei ole veel, aga ümber läks. Läheb keegi peale, aga ei õnnestu ühtegi üritab teha lüüa. Kes on meile demonstreerinud paar korda, aga õnnestunud ettevõtmisi, proovib ka veel palli hoida ja palli ei taha võtta.
üritab siis mida? Üritab tulla vaikselt siia maanduda ja kiilo aplaus õnnestunud maandumise puhul. Ning ohutuse mõttes muidugi järgmine mees peaks väga rahulikult vaatama, et ta nüüd teise mehe Marju selja ei sõida, kui lähebki natukene kaugemalt. Antakse talle maa pealt ka märku, et ole natukene eemal, hoia distantsi, maandub temagi siia. Kuid järgmine maanduja ja ma ütleks küll, et jah, siin 50 meetrit ei lähegi vaja. Et näete, ta tuleb nagu potsti alla siin paarikümne meetriga väga rahulikult. Ja kui ta on nüüd maandunud, siis näete, katsub keerata selle Marju siis seda suunda, et see vari ei tuleks propellerisse. Paljud siis on saanud ja palju ja meie kollale palju, lõpuks ometi meie kollale palju. Marjor laseb nüüd kõrgust allapoole ja läheb mille peale? Kas korvi peale? No vaata, ei saanud palli jätta, kui järgmist palli ülesanäigus läbi, sest korvi ei ole õnnestunud palli ära ei saa. Kui te nüüd tulite see 10 kilomeetrit, kas laadus hästi, oli äge võtti ka, et tuul viib minema nüüd kuskile Valga peale hoopis? Ei, tõesti tuul on nii sellise 10 meetrise kas nüüd tahab meil täis printsida ja kas saab veel saab!
veel alati näidata, tuletan meil staadioni olijatele meelde, et see kõige magusam atraktsioon on meil Võlgamata. Et see kõige magusam atraktsioon siis ootab eelkõige Paapruvast tulla laevast valguraks. Võib-olla ta on mõtet muutnud ja teeb selle kohe ära, aga hetkel siis see element siin selle suitsuga, kus siis liigutab ning nii nagu oli öelnud, et kes on kõva sõidumees, et siis ta võib ka üle või selle varjuga keerata täiesti vabalt ära. Ma arvan, et Paap hakkab siin üritama kindlasti teeb ka mingisuguseid väikseid maandumistehnikaid. Tuleb siin varju natukene kokku lappima. Eks me jälgime teda ja silma peab. Saavutada andumiskiiruse nii 20 sekundit rohkem ja koodiga mõjuvad suured tänud sekundi jõud.
on planeeritud show esinemine korraldada siin Otepääl. Noh, tee jõuab Urskov ja vaatame, kas nendel prooviga läheb läbi. Läheb läbi. Siis siin on võimalus mehel veel korra proovida hääl levitab teile ka ja proovib siis seda veel jõuda. Ütleme siis nii, et